Europassi egiidi all, et siis kuidas Europass asjasse puutub, ma teen hästi kiiresti, sest et aega on täis. Aga ma haaran Ülle sõnasabast, kui Ülle ütles, et elukaar on pikenenud ja terve selle elukaare jooksul me õpime, et siis Europassi eesmärk ongi kogu seda õpitut koguda ja talletada ja ka presenteerida. Et üks asi on kogumine, koguda võib alati ka välisele kõvakettale, et oleks turvaline, kui internet ja elekter ära lähevad. Seesama LinkedIn, kus neid saab ju ka nagu erakordselt hästi presenteerida, pean ütlema paremini kui Europassis. Aga Europass on siis ikkagi turvaline keskkond, et kui ka kõik need badge'i keskkonnad, et nendega on see väike see risk, et ühel hetkel ikkagi võib see ettevõte pankrotti minna ja sealt on need badge'id kadunud, et siis Europass vähemasti praegu lubab, et seda ei tohiks juhtuda. Ja sinna saab siis tõesti kokku koguda kõike erinevat liiki tõendusmaterjalid, kõik tunnistused, sealhulgas digitunnistused, diplomid, tõendid, õpimärgid. Ja selles mõttes olen ma ikkagi nagu Üllega sama meelt, et ikkagi osa asju peab siiamaani sisse skaneerima, aga võib ka survestada koolitajaid, et anna välja digitunnistus. Ja kõikide nende suurepäraste badge'i keskkondade kõrval on ikkagi ka Europass, noh, ma ei saa öelda, et loonud lihtsa keskkonna, aga ikkagi võimaluse ka ise neid õpimärke luua. Ja selle õpimärgi saab siis ka kohe saata juba Europassi kontole, selle õpimärgi omanikule ehk saajale, kui isikul on Europassi konto olemas. Ja saab ka muidugi saata lihtsalt meili peale. Ja siis teine oluline aspekt on see, et selle kogu Europassi konto, sealhulgas selle saadud õpimärgi üle, on siis kontrollandmete jagamise üle konto omanikul, et ta jagab välja lingi, kus on need andmed teatud aja siis nähtavad ja kättesaadavad. Ehk et siis teisest küljest võtab tööandjalt ära selle koormuse neid isikuandmeid nõuete kohaselt töödelda, sest et see link deaktiveerub mingi aja jooksul, kui just tööandja ise neid ei taha kangesti alla salvestada ja pärast siis töödelda. Ja sellega ma tänan siis kõiki osalejaid ja näeme järgmisel hommikul.